Nädalavahetusel šokeeris Eesti ühiskonda traagiline õnnetus, kus Tallinnas teel olnud helikopterite kokkupõrkes sai surma 5 inimest. Kuidas ajakirjanikud sellised lood lugejateni toovad ja mis tegelikult selliste lugude taha peitub, sellest räägib meile Angelina Lonn, Õhtulehe ajakirjanik, kes just nimelt sedasama juhtumit lugejatele ka kajastas. Tervist! Tervist! No räägi, Angelina, kuidas tegelikult on selliseid lugusid kajastada. Kas ajakirjanikud pigem ei kipu nende teemadega tegelema? Et see on lihtsalt see kohustus, et tuleb minna ja tuleb ära teha. Aga ega ta emotsionaalselt vist kõige kergem teema ei ole. No ma ütlen ausalt, ma arvan, et ükski ajakirjanik just rõõmust ei hüüa sellise uudise peale, et keegi peab minema, aga see fakt on, et keegi peab minema ja inimestele on oluline, et neil oleks see info, aga ega see meeldiv kindlasti ei ole ja kindlasti me ei rõõmusta. No pühapäeval sõitsid sa Soome pressikonverentsile. Kui palju selleks hetkeks oli antud juhtumist teada? Pühapäevaks juba oli päris palju infot, et seesama pilt tegelikult oli juba laupäeva öösel, kui ma ei eksi, avaldatud Soome meedias ja siis Soome uurimiskeskuse lehel laupäeval hilisõhtul me olime juba õnnetuskoha lähedal. Aga infot oli juba ka enne pressikonverentsi päris palju tänu sellele, et meie kolleegid ka juba usinal tegid eeltööd, et meil oli juba päris palju selleks hetkeks juba avaldatud Õhtulehes. Kui palju niimoodi 2 riigi ajakirjanikud omavahel koostööd teevad, kui palju Soomes andis seda infot hankida? No Soome meedia üldiselt on kuidagi nii, et Soome meedias saab hästi palju materjali tasuda. Et meil on ikkagi enamasti maksumüür. Soome meedias suurem reklaamiturg ja seda probleemi ei ole, et Soome meedias tegelikult saab päris palju infot kätte. Mis puudutab seda koostööd, siis selle juhtumi puhul minul konkreetselt Soome ajakirjanikega ei olnud koostööd, aga mul on enda isiklikud kontaktid, kes on siis aidanud mingil määral mul selle infovooguga kursis olla. Sa oled kindlasti selliseid traagilisi juhtumeid veel kajastanud ja me teame seda, et väga tihti inimesed nimetavad ka ajakirjanikke justkui raisakotkasteks, et tuleb minna paraku nende lähedastega rääkima, sellepärast et avalik huvi on olemas sellistel puhkudel. Kui keeruline on seda sammu teha? Kuidas sa ise ennast lülitad sellest tavainimesest siis ajakirjanikuks, et need sammud ära teha? Jah, et tegelikult mul oli päris palju praktikat sellega just Lõuna-Eestis, kus on olnud rohkem õnnetusi, on tulnud rohkem õnnetusi ka kajastada. Ja tõesti, me oleme ka saanud sellist tagasisidet päris mitmeid kordi. Võib-olla see ei tule kohe, et kui sa oled algaja, et ma olen ikkagi päris noor, et ma olen 3 aastat olnud siin. Kui sa oled algaja, siis see on kindlasti keeruline. Aga iga järgmine juhtum on juba lihtsam. Iga järgmise juhtumiga sa oskad kuidagi eralduda sellest, et sa kuidagi saad aru, et sa oled inimene, kes teeb tööd. Ja ma ütleks nii, et mind aitas päris palju see mõte, et need samad inimesed, kes sõimavad ajakirjanikke, et te tahate nüüd raha teenida kellegi tragöödia pealt, et te olete raisakotkad, need samad inimesed ütlevad seda kuskil sotsiaalmeedias ja vormistavad Õhtulehe tellimust selle sama uudise pealt. No aga millega sa oled kokku põrganud, kui sa oled nende inimestega suhelnud, selliseid uudiseid kajastanud, et mis need sellised tavapärasemad reaktsioonid on? Leinas inimesed teadupärast ei pruugi mõelda tol hetkel, kuidas jääda kõige viisakamaks või kuidas olla sinu jaoks nagu kõige meeldivam suhtluspartner, et neil on enda tragöödia, millega toime tulla? Ja see võib olla üllatav tavavaataja jaoks, aga kõige jubedamad tagasisidet võib-olla me oleme saanud inimestelt Twitteris, mitte konkreetselt leinavatelt lähedastelt. Et minu kogemus näitab, et ikkagi enamasti inimesed saavad aru, et inimestel on usaldus ajakirjanduse vastu ja kui neil seda ei ole, siis nad oskavad seda viisakamalt kommunikeerida. Et üks juhtum oli, kus siis
võib-olla ei oldud meie vastu kõige viisakamad, et oleme tõesti sõimata saanud, aga see ei ole seotud surmaga. Kõik need õnnetused, mida me oleme kajastanud, mis olid seotud just konkreetselt surmaga, siis ka lähedased mõnikord olid just huvitatud sellest, me kajastaks seda. Sest nende arusaam oli selline, et kirjutage, äkki teised siis loevad, on pärast targemad, et võib-olla ei lähe purjus peaga rooli või ei lähe purjus peaga ujuma. Sellised asjad, et lähedased on pigem olnud minu praktikas vähemalt viisakad ja mõistvad. Kuidas sa ise sellest välja tuled õhtul koju minnes? No ma ütleks, et üldiselt ega ma ei mõtle töö peale kodus, et ma ikkagi noor inimene. Aga on vahel olnud mingisuguseid selliseid lugusid, mis tulevad suga paratamatult koju kaasa, et sa elad neid emotsioone veel läbi pärast? Võib-olla jah, mõned juhtumid, mis olid seotud lastega, et kus siis hukkunu oli laps või siis ma mäletan päris mitu juhtumit oli suvel järjest, kus hukkus siis üksik eakas inimene, kellel ei olnudki lähedasi, et see on hästi kurb, et võib-olla see on viimane tema mainimine, see on see Õhtulehe artikkel sellest, kuidas ta suri, et see on natuke oli kurb. Aga ma tänan sind, Angelina, selliste raskete lugude kajastamise eest ja ma tänan ka teid, head vaatajad. Selliseks kujunes meie järjekordne saade Pealkirja taga. Ootan teid tagasi juba järgmisel reedel.